3. oktoobril toimus Lähte ühisgümnaasiumis õpetajate päev. Reedene koolipäev algas nagu ikka, välja arvatud abiturientide ja õpetajate jaoks. Aulas toimus kogunemine, kus sõna sai õpetajate päeva direktor ning abituriendid sai tänada oma õpetajaid ja anda neile lilli. Mis on õpetajapäeva eesmärk ning miks sellist asja korraldatakse? Eesmärke on kindlasti mitmeid, aga ma mõtlen, et kas või see variant, et abiturientidele siis pakkuda ju võimalust olla meie nahas nii-öelda. Koolidirektor Martin Pent ütles, et õpetajate päeva eesmärk on tuua kokku koolipere ning anda õpilaste lõpetamise kogemus. Ma usun, et see suurem kasu siit tuleb ikkagi abituriendile, kes võtab kas üheks päevaks siis sisse õpetaja rolli. Ta saab kas või hetkeks kogeda, mis tähendab olla ikkagi klassi ees, sest üldiselt see, kummal pool klassis oled, kas oled seal istumas mitmekesi ja vaatad õpetaja poole või vastupidi, sa oled seal õpetaja, vaatad klassi poole, see vahe on ikkagi üsna suur ja sellepärast on päris hea, et ka noored saavad seda kas või korraks kogeda. Kooli sotsiaalpedagoog ütleb, et samal ajal kui õpilased andsid tunde, olid õpetajad väljasõidul Põlvas. Mida selline rollivahetus peaks õpetama nii abituriendile kui ka õpetajale? Õpetajatele kindlasti on hea vaba päev natuke, saavad hingata, aga abituriendid ei saanud hingata, seda sa saad ju omast käest võtta, et olid ka ju omas rollis, et võib-olla laiemalt, et te saaks aru, et see ei ole nii lihtne töö tegelikult. Teie suurtega võib-olla on juba enam vähem, aga kõige raskem on ikka 3. kooliaasta, et palju on õppida nii meil kui teil ju. Õpetajad jõudsid väljasõidult tagasi kell 13:10. Sel päeval olid kõikidel õpilastel ainult 5 ainetundi. Mis oleks üks mõttetera, mis edasi anda õpilastele, et aidata neid tulevastel õpingutel? Iga kord, kui tekib tahtmine küsida, et miks mul on midagi vaja, mida ma parasjagu õpin ja sa ei saa sellest kohe tingimata aru, siis minu soovitus on õppides ikkagi ära, sest elu näitab, et sul läheb igat tarkust vaja, mida sa koolis õpid, ainult sul läheb seda vaja siis, kui sa seda kõige vähem ootad.